paljud mehed pole kogenud seda, et keegi neisse usub. Ja see on see asi, mida naised saavad teha. See on üks tohutu, meie proovime seda loomulikult oma teraapias teha, kui me näeme, et siit on midagi võtta, see on tõeline mees, siin tal on mingid head omadused, me ju näeme ära seda, meil on nii palju mehi näinud. Ja. Me näeme kohe selle ära, kus need mehe tugevused on. Ja loomulikult me ütleme seda talle. Ja tunnustame, sest paljudel ei ole seda tunnustamiskogemust. See on täiesti eraldi teema, see tunnustamine. Aga see, kui sa usud sellesse mehesse või keegi mehele ütleb, keda ta siis usaldab, näiteks nagu meid või tal on mõni hea sõber või siis naine, kes usub temasse, siis see annab sellise ekstra jõu sellele mehele. Ja mis suhetesse puutub, siis kui on näha, et näiteks naine enam mehesse ei usu, siis on juba asjad halvasti. On. Seda, vahel annab parandada, aga see on juba nagu päris nutune seis. Kahjuks küll ja siin ma tooksin sellise lihtsa nagu võrdluse nagu dünaamikas. Kui sa vaatad mehe ja naise suhet, kui need on nende ninad nii-öelda, peaksid alati olema natukene nii, et mehe pilk on natukene kõrgemal kui naise pilk. Kui mees natukenegi, kas või 1 kraadi võrra vaatab naisele ülevalt alla, ehk et oluline on see, et naine vaatab mehele alt üles, siis on naise jaoks see mees midagi väärt ja siis tal on selle mehe vastu respekt, kui ta vaatab talle alt üles. Nii kui ta vaatab mehele ülevalt alla, nii on täpselt see kaskaad, mida sa just kirjeldasid, et sealt enam head nahka ei tule. Just. Ja seda naised teraapiates ju tunnistavad. Kui ei ole teisi pealtvaatajaid, nad on täiesti avatud, keegi on neile mitte ühtegi hinnangut ja nad räägivad täiesti hingepõhjast meile, siis nad ju ütlevad seda, et nad tahavad mehele vaadata alt üles. Jah. Ja see on täiesti normaalne. Ja see on see võrdõiguslikkus ja feminism ja see kõik läheb tahaplaanile, sest et suhe toimiks, seal on nagu seda vaja. Kui naine hakkab vaatama mehele alt ülevalt alla, selliseid suhteid on ka loomulikult. See naine ei austa seda meest, tal on lihtsalt, selle naisel on muidugi endal palju probleeme järelikult ka, et ta elab sellise mehega, keda ta ei austa. Või on olukorra sunnil, eks? Ja olukorra sunnil. Jaa, sest et näiteks hästi tugev laine oli sõjajärgne. Meil on siin uus sõda on ukse taga, aga ütleme viimasest sõjast, kus ka eestlased osalesid. Hästi paljud mehed ei tulnud koju tagasi ja need, kes tulid kas sandina, eks ole, või kas nad olid emotsionaalsed sandid või nad olid füüsilised sandid. Ja naine pidi võtma ikkagi selle juhtiva rolli. Tema pidi siis seda majapidamist enda õllul kandma. Ja paratamatult see tekitas olukorra, kus ta vaatas mehele alt üles või ülevalt alla. Et mees ei olnud võimeline seda peret nii-öelda kandma, naine kandis ja ta vaatas ülevalt alla seda meest. Mehed hakkasid jooma, läksid nii-öelda lodevaks ja olid selline nagu alamklass. Ja see muster kanti vanaemalt temale, emalt tütrele, et meest ei saa usaldada. Mees on loru. Hästi paljud naised usuvadki tänase päevani, et mees on loru. Ja selle usalduse võitmiseks nüüd on vaja teha tööd. Ja seda tööd teeme meie sinuga, nende naistega, ja saaksid teha ka mehed ise. Aga kuidas? Mis oleksid need vahendid, kuidas mees saab naisele tõestada, et ta ei ole loru ja samas, et ta ei ole ka jalamatt? Ja ma arvan, et esimene on see, et ta peaks ära võtma endalt selle tõestamise energia nii-öelda. Just. Et kui sa hakkad midagi tõestama, see juba ei ole mehelik. Ja. Mees ei tõesta kellegile mitte midagi. Õige. Mees tegutseb vastavalt oma eesmärkidele, ta läheb sinna suunas, kuhu ta on otsustanud. Ta loomulikult võib kuulata, mis naine arvab ja panna kõrva taha ja ausalt öeldes rumal on see mees, kes ei kuula naise soovitusi. Aga ikkagi tal peab olema see oma siht.
ta teeb seda sellest, aga mitte sellest tõestusest. Ja suhtlemine ja oma selliste vajaduste läbirääkimine. Ehk siis siin selle tunnustusega mul just tuli meelde, et paljud teavad, et on olemas selline hea raamat nagu Armastuse 5 keelt. Et igal ühel on oma armastuse keelt. Mina olen mõelnud, et tegelikult tuleks kirjutada raamat tunnustuse 5 keelt ja toetuse 5 keelt. Sest et see toetus, kuidas naine saab meest toetada, on väga erinev ja meheti erinev. Et kui ma küsin siis meestelt, et tihti lugu, et kuidas sa siis tahad, et su naine sind toetaks? Ma pole kunagi isegi mõelnud seda. Ja kui ma küsin naise käest, selle sama perekonna naise käest, ta ütleb, et kui ma olen teda haigeks toetanud, et ma ei jaksa enam teda toetada ja mees ütleb, et teda keegi ei toeta. Ehk siis esiteks, nad ei suhtle oma vahel ja mees ei ole nagu öelnud, et mis on see viis, toetuse viis, kuidas just temale, mis talle vajalik on. Sest tegelikult pigem naistel on see soov olemas seda oma meest toetada, aga nad ei tea, kuidas. Ja mees ei ütle ka ja naine ei küsi ka, sest nad lihtsalt nagu selles võtmes ei mõtle. Jaa, seal on nii tohutu potentsiaal peidus. Absoluutselt. Et sealt hakkavad ühtede klientidega oligi nii, et tahtsid ehitada majale juurdeehitust, mees tahtis. Ja see nõuab raha, aega, nii edasi. Ja siis rääkisime selle asja läbi, et mees ütleb, et jube raske on ja naine kogu aeg, et lapsed ja värgid ja kogu aeg on mingisugused probleemid ja niimoodi ma seda maja küll ei ehita mitte kunagi valmis. Siis ma soovitasin, et aga võta naine punti. Räägi naisega läbi, et te panete oma mees ja naise energia ühes suunas liikuma. Et naine saab ka teadlikuks sellest eesmärgist, siis ta saab sind toetada, ütle talle täpselt, milline see toetus peab olema, mis sul on vaja selleks, et teie ühine kodu saaks laieneda. Ja said hakkama. Oli võimalik küll. Nii mees, ma õnnitlen sind, et sul jätkus kannatust vaadata see video lõpuni. Ja siin on sulle väike preemia minu poolt. Vaatasin video all on kirjelduses link, kus ma räägin 10 veast, mida mehed teevad suhetes naistega. Need on olulised vead, kui sa need oma elust elimineerid, on sul palju paremad suhted naistega ja sa võidad nende tähelepanu ning armastuse. Selleks vali alt olev link, mis viib sind webinarile Vastupandamatu mees. Ootan sind seal. Ole terve!